Ilmi. Ja lõpus tegi taarata. Nii, kuidas, kes on veel on? Kes ütles, et metsas on ära visatud autorehv? Rehv ei tantsi. Konn! Metsas on muidugi ka veeloomi ja metsas on konn. Kuidas konn tantsib? Konnal on istub. Metsas oli pidu, see pidu oli nii ja kui see konn siis tantsis, ta tantsis nõnda nii. See konn siis tantsis nii, see konn tantsis hommikuni. Jetil on kopp ees. Hunt! No nii, teeme veel hundi tantsa ära. Meil metsas oli pidu, see pidu oli nii ja kui see hunt siis laulis, ta laulis nõnda nii. Väga hea, aplaus teile! Ma arvan, me võime seda tantsu tantsida mitu tundi. Võime. Jeti, ütled ka veel midagi ennem, kui sa koduteele asud? Ütlen. Ma kõigepealt hingeldasin 5 minutit ja siis ma ütlen. Mul oli teiega lapsed väga-väga tore. Hoolimata sellest, et õues on nii palav ilm, et Jeti vist sulab enne koju jõudmist ära. Oli mul teiega väga-väga vahva. Ja nagu alguses ütlesime, on teile pärast siis igal ühele bussis koduteele üks väike üllatus Jeti poolt. Ja ma usun, et teil on ka kloun Arletiga siin väga vahva nüüd edasi mängida. Ja ma arvan, et meie teiega ehk siis Jetiga kohtume juba mõnel teisel üritusel ja hoidke siis metsa, hoidke loodust ja kõik need paberid, mis te siis selle üllatuse ümbert võtate, panete ilusti prügikasti või panete prügikotti või panete kuskile taskusse ja viskate kodus prügikasti. Nõus? Tšau, lapsed! Ilusat pidu teile! Head aega, Jeti! Vaid õppime veel kord seda metsa tantsu. Nüüd on meil juba ihuliikmed soojaks tehtud. Nii, lapsed on ka siin lava peal uuesti. Kõik see all teeme kaasa. Nii, hops. Hops. Ja selle all kõik tuleme siia poole tantsima ka metsatantsu kaasa. Nii, puusad käed, puusad käed. No, proovige. Mis puud need on? Kuusepuud või? No? Nii. No ma ei näe siin all, et te väga usinasti kaasa teeks. Tehkem, aga tehkem. Tants tuleb ära õppida. Nii, käed käima, jalad käima. Niimoodi. No, kuidas on? Kas jääb juba meelde? Okei, lapsed, aitab, proovime koos muusika. Olete valmis? Trikki tahate näha või? Ei näe. Nii, kui teete tantsu korralikult ära, teeme triki ka. Olete valmis? Maestro, muusika! Kõik kõiguvad põlvest. Üks, nii ja sammu ja plaksu. Stopp!
teile, rohelised mehikesed. Kappa nüüd. Aga meie teeme suure aplausi, sest lavale tuleb ansambel Too Wild. Ja jätkame samamoodi. Järgmisena, vahepeal täpsustasime andmeid, tulevad teile laulma Loksa lasteaia lapsed. Nii et Loksa lasteaia lapsed, palun, olete oodatud lavale. Kui te lapsed metsa tulete, vaikselt astute, tasa olete, siis te metsa hääli kuulete, metsa rahuga ennast tunnete. Kuule laulu ja kuule kohinat, lindude laulu ja sambla sahinat. Kuiva sambla imelist krabinat, sippelga astumist, sammude sahinat. Kui te lapsed metsa tulete, vaikselt astute, tasa olete, siis te metsa hääli kuulete, metsa rahuga ennast tunnete ja Aplaus, aplaus! Need olid siis Loksa lasteaia lapsed. Nemad on Loksa lasteaia vene rühma lapsed. Всюду капель и солнце, весело стало жить. По всей Эстонии птицы начали гнезда вить. Они понимают друг дружку, у них птичий язык, а ты говоришь на котором, это родной язык.
Вот другое время года просыпается природа. Отряхнулась ото сна, на дворе уже весна. Оглянуться не успели, фрукты, ягоды созрели. Очень жарко, значит, это к нам пожаловало лето. Аплаус, аплаus! Хельгимент. Есть на свете коробок, спит в нем красный петушок, чиркнет спичкой рука и разбудит петушка, распушится петушок, станет прыгать скок да скок, шишки палочки клевать, станет быстро подрастать, разгорится аппетит, на сосну петух взлетит, крыльями обнимет бор, превратится бор в костер, там, где рощица цвела, будут угли до зола, не бери ты коробка, не дразни ты петушка. Aplaus! Ilus salm, midagi aru ei saanud, aga väga pikk oli. Маймулина мяги. Новости моды. В лесах маховые юбочки, застежки из рыжиков в моде, а бусы там носят, брусничные в орехах шляпках ходят. Aplaus! Moje uudised. Metsa emal ansambla Seelikul. Riisika njöbitreas. Kailas pohla marjades helmed ja pähklites küberpeas. Väga ilus, aplaus! See oli siis Lokste laste ja vene rühm. Põhikool Harjumaalt, olge kenad noored lava tagant, tulge aga välja. Ja hingan sisse. Välja. Mets. Sammal. Mets. Jänesekapsas. Mets. Värske õhk. Mets. Metskits. Mets. Seenelised. Mets. Marjad. Mets. Muld. Mets. Tervis. Aplaus! Ilus haridus Vaida. Oru põhikooli 8. klassi õpilase Siim lugu, et tema laulab kitarrisaatel oma loodud laulu. Nii sõnad kui viis mõlemad Siimu tehtud ja laul kannab nime Lõõklaul Öko Kratile. Kenasti teha. Ökokratt oli orus, tal oli nina norus ja üles käritud käis, sest õu on prügi täis, sest õu on prügi täis.
sa ole ometi mees ja ökokrattid tööde kergeks. Sa ole ometi mees ja ökokratid tööde kergeks. Sa korja prügi enda järelt, kui vaja küsi kooli perelt, et kuhu, kuidas ja miks. Ma loodan, et said aru, eks. Ma loodan, et said aru, eks. Sa ole ometi mees ja ökokratid tööde kergeks. Sa ole ometi mees ja ökokratid tööde kergeks. Võrratu Siim oli siis laulmas teile ökokratist. Aga nüüd, kallid lapsed, Kaja on minu teine nimi. Kas te teate sellist laulu nagu Põdral maja metsa sees? Teate või? Sõnu teate või? Nii, proovime, kuidas selle laulu laulmine meil kõik koos praegu välja tuleb, jah? 1, 2, 3. Põdral maja metsa sees, väiksest aknast välja vaatab, jäänes jookseb kõigest väest, lävel seisma jääb. ja Kopp, lahtine, metsas kuri jahimees, jäänes tuppa tule saab, anna käppaga. ju hei, nii, aga oodake, kas te teate, kuidas seda laulu lauldakse koos liigutustega? Olete õppinud ja näinud? Põdral maja, kuidas on jah, maja metsa sees, väiksest aknast välja vaatab, jäänes jookseb kõigest väest, lävel seisma jääb ja kopp lahti teeb. Metsas kuri jahimees, Jäänes tuppa tule sa, anna käppaga. Andke siis käppa sõpradele. Nii, proovime nüüd kõik koos liigutustega ja 1, 2, 3 ja Põdral maja metsa sees, väiksest aknast välja vaatab, jäänes jookseb kõigest väest, lävel seisma jääb. lahtine, metsas kuri jahimees, jäänes tuppa tule saab, anna käppaga. Saite hakkama küll. Aga teate, kellel veel võiks metsas maja olla või? Jetil maja metsas. Kas te arvate ära, et kui palju näiteks Eestimaa pindalast on metsaga kaetud? Kas te teate? Üle poole. Palju? Üle poole, 85. No mina ei tea, nüüd te ikka. Mitu protsenti? 45. Miks sa seda arvad? 100% ei saa olla metsaga kaetud, vahepeal on ikka järved ja muud asjad ka. Ei ole, eks sa ikka vist natukene alla poole on. Ja aga järgmine küsimus. Selles suures koguses metsas, mis Eestimaal on, mis te arvate, kui mitu hunti elab Eestis? Oota, üks oval, palju sa ütlesid? 200 või? See on vale, palju sa ütlesid? 200, see ongi paarsada. No palju sa pakud? 245, käisid ise lugemas või? Nii, palju sa pakud? 45, seda on natuke vähe. Nii, 10 000 on natuke palju, siis oleks kõik lambu-tambu söödud. Noh, 272 on natukene vähe. 500. No nii, noh. Palju sa ütled? Nii, tüdruk ütles õige vastuse, 300 hunti, näe palun, ilus pastakas sulle, tark tüdruk. 300 hunti väidavad jahimehed on Eestimaa metsades. Päris palju, eks ole. Kas keegi on metsas hunti näinud? No julged lapsed. Metsas hunti näinud. Mina olen küll muideks metsas oma silmaga hunti näinud. Järgmine küsimus. Teate, üks selline elusolend elab Eestimaa metsades, kelle nimi on haavlumik. Mis te arvate, kes see haavlumik on? Noh,
jänes ei ole haavlumik. Noh, mis sa pakud? A tema või? Ei, tema ei ole ka. Noh, mis asi? Rebane. Mäger ei ole, ta ei ole loom. Ütleme vihjeks, see haavlumik ei ole loom üldse. Lind on ka vale vastus. Nii, me jõudsime sinnamaali. Tasa, ükshaaval, ma muidu ei kuule. Ta on putukas, aga milline putukas? Ei ole sipelgas. Nii, mis sa ütled? Kikilips. Mis asja? Jetilaps. Haavlumik jetilaps. No mis pakute? Mardikas. Mardikas kord marjul käis. Ei ole mardikas. No nii. Liblikas on õige vastus. Haavlumik on väga ilus liblikas. Näe, tubli trükk, ma annan sulle pastaka. Niimoodi. Järgmine küsimus. Kas te teate? Mitu varvast on siilil? Noh, mis sa ütled, poiss? Nii, mitu sa ütled? 2. 8 on vale, mis sa ütled? Vale. 4 on vale, mis sa ütled? 25. Stopp! Ma ei kuule, kui kõik korra räägivad. Nii, palju? 3 viltu. 12 on vale. Palju? 20, muidugi igal jalal 5 tükki nagu inimeselgi, noh. Palju teist arvasite? Näe, tubli poiss, 20. Niimoodi, veel üks küsimus. See on praegult nõksuga küsimus. Mitu linnuliiki elab Eestimaa soodes, rabades, mere ääres, metsades? Kokku. Ma ei ütle, mitu siin elab, ma küsin niimoodi, palju siin elab, mitte palju siit läbi rändab, sest Eestimaa, üle Eestimaa lendab tohutuskoguses vale. Tüdruk, 230, vale. Noh, 300 on täitsa õige vastus. 300 linnuliiki väidetavalt. Vapsti! Nii, pane aga tarkused paberi peale kirja. Kas küsime veel ühe küsimuse või? Kas keegi tahab äkki ise midagi küsida? Teiste käest? Nii, nüüd said kõik selle pastaka. Niimoodi, mis ma veel küsin? Vaat nüüd on küll üks hea küsimus. Viimane küsimus teile. Mis te arvate, mitu kaseliiki on Eestimaa metsades? Stopp ükshaaval. Nii, noh, tee seda. 3 on vale. Nii, mis sa ütlesid? 2 on vale. 6 on vale. 3 on vale. 4 muidugi, ma ei kuulnud enne, võib-olla keegi ütles ka. Aga kõik, näe, palun, ilus pliiats. 4 kaseliiki, vaadake kui vähe, eks ole. Kas keegi teab, mis teie kaseliigid on? Sookass, karukass, maarjakass. Sookass, karukass, maarjakass. 3, need on täiesti õiged. No üks veel. Maarjakass, ongi leinakass. No, tavaline kask. No ütleme, et see on õige vastus. Ja tavaline kask. Kask, lihtsalt. Aga nüüd, kallid lapsed, väikene viktoriin on läbi saanud. Loodustarkust taas meil on praegu koos algamas sinuga üks tantsukursus. Kallid lapsed, meil on algamas tantsukursus. Teeme lihased lõdvaks. Nii, noh, paneme tantsujalad käima. Jeti ka. Nii, väga hea Jeti. Nii, vaatame, et meil kõigil oleks ruumi. Näed, põrkasimegi kokku Jetiga. Nii, Jetil ei olnud ruumi, tule siia poole, ma tulen siia poole. Niimoodi, teate seda laulu? Et meil metsas oli pidu, seal see pidu oli nii. Ja kui siis karu tantsis nii. Ja siis ta kõigub. Ei, see oled sina. Puusast karul käivad, jalad käivad niimoodi. Nii, proovime ja laulame kõik koos. Meil metsas oli pidu, see pidu oli nii. Ja kui see karu tantsis, siis karu tantsis nii. Ta tantsis, see karu tantsis nii. Sa tantsis, see karu tantsis nii. Nii, kes seal veel metsas on? Mõmmi. Lisaks karule võib metsas kohata ka mõmmilt.
nii, see on vale vastus. Põder, nii, kuidas tantsib põder? Jeti näitab ette. Kõigil on käed. Nii. Väga hea. Ja põder tantsis nii. Ja hakkame jälle lauluga otsast peale. Meil metsas oli pidu, see pidu oli nii. Ja kui see põder tantsis, siis põder tantsis nii. See põder tantsis nii. See põder, see põder tantsis nii. Oi jah, kes seal meil veel on? Proovime. Kõrvad on ka pikad, eks ole? Tuleb välja kõigil, jah? No proovime, otsast peale jälle, jah? Meil metsas oli pidu, see pidu oli nii. Ja kui see jänes tantsis, siis jänes tantsis nii. See jänes tantsis nii. See jänes, see jänes tantsis nii. Oi jah, kes meil metsas veel elab? Saab aru midagi. Tasa, metsas elab lisaks loomadele ka toonekurg. Kuidas toonekurg tantsib? Tal on pikk nokk või? Niimoodi on pikk nokk või? No proovime kõik, tuleb välja küll, kuidas toonekurg tantsib. Ja ma lauluga koos. Meil metsas oli pidu, see pidu oli nii. Ja kui see toonekurg tantsis, siis tantsis tema nii. See toonekurg, ta tantsis nõnda nii. See toonekurg, ta tantsis hommiku nii. Nii, kes veel elab metsas? Metsas oli pidu, see pidu oli nii. Ja kui see jeti tantsis, siis jeti tantsis nii. See jeti, see jeti tantsis nii. See jeti, see jeti tantsis. Nii, Oilmud ei särkus. Tantsisime nii ägedalt, et särk oli kohe üksust välja. No nii, kes on metsas veel on? Õige, metsas on tigu. Kuidas tigu tantsib? Tigu ei tantsigi. Nii, proovime üle korra nüüd kõik koos, jah? Meil metsas oli pidu, see pidu oli nii. Ja kui see tigu tantsis, siis tigu tantsis nii. See tigu, see tigu tantsis nii. See tigu, see tigu tantsis nii.